Tere hommikust, täna on 31. detsember, Saaremaa Loomaia kanal ja minu nimi Risto Ränk ja meie oleme siis täna oma väikses nunnus savikojas, sellepärast et ilm õues on pööranud talviseks. Vaatame aknast välja. Minu savikoda, see väike savikoda on siis minu mitte palju kasutatud savikoda on seal, millest sai pood, kohvi siis ja piletikassa. Ja siis ma tegin siia taha nurka endale selle väikese uue savikoja, kui keegi mäletab. Et sugune hea, siis ma näen hea ülevaade on igale poole, on ju. Nagu te näete, siis õuest on tormab, meil on juba, ma ei tea, mitmendad päeva torm ja lubab veel homme ka. Ja täna hakkas lund sadama, veel õhtul juba ja nüüd on sugune megatuisk, seega ma saan korraks võtta natukene selles mõttes vabamalt, et ma olen savikojas. Teen endale mõne uue tassi, sellepärast, et ma lõhkusin enda tassi ära, ma jätsin avandi peale, seal ma jõin kohvi, jätsin avandi peale, Aivo pani sõitma ja siis ma leidsin selle tee pealt sodi oli, nii läheb vahete vahel ja see mõttes hästi kurb on alati, aga sellest ei ole midagi, teeme uue. Et mis siis tänase video mõte on? Täna võtame siis selle aasta kokku. Kuna ma ei ole ammu savi teinud, savikoos olnud, siis mul ei ole tegelikult väga savi. Ma tellisin uue savi endale, et ma tahaks natukene siin talvel ikkagi olla. Tellisin uue savi endale, aga mul on sükene tükk alles. Ma panin selle vette ligunema, juba must, et saada seda pehmemaks. Nüüd ma hakkan läbi sõtkuma uuesti, saan korraliku savimassi ja siit ma saan päris mitu tassi veel. Et see on mu viimane savi, aga aasta viimane päev ka, seega las ta siis olla viimane. Ma ei ole savikotta jõudnud väga pikalt. Eelmine veebruar äkki, või mitte eelmine, sel aastal veebruaris olingi viimati äkki. Et peaaegu et aasta on möödas, mitte päris, aga on olnud väga tegus aasta, mega tegus aasta. Videode tootmise koha pealt ma ei ole olnud väga produktiivne, puhtalt sebas, et ma olen seletanud seda enne ka, et see võtab päris palju aega ja kui on kiired ajad, siis on seda aega hästi raske leida, eriti suvel. Et see aasta algas siis meie jaoks nagu teistmoodi selles mõttes, et meil oli eelmine detsember olnud siis telekas Saaremaal on soo sari, mis andis nagu selle tõuke tõenäoliselt, et meil tuleb suvel rohkem inimesi, et inimesed saavad Saaremaa Loomajast rohkem teadlikuks. Seda saadet ju filmitakse tegelikult aastase tsükliga, nii et see oli sükene inimestele hea meeldetuletus, kes juba oli käinud näiteks, et mis on toimunud, on ju. Aga siis me olime nagu valmistanud selleks, et tõenäoliselt tuleb rohkem inimesi ja tuli ka, et suvi läks meil väga edukalt, me ise oleme päris rahul. Üritame leida igasuguseid muid asju ka siia kõrvale. Plaan oli see, et ma saan see suvi, mis oli, et ma saan ehitada ja Mirge tegeleb siis selle inimeste haldamise poolega, sest varem oli niimoodi, et Mirge oli kohvikus köögisisetööl, aga see suvi me proovisime niimoodi, et Mirge saab toimetada muude asjadega, alates loodusmajast kuni piletikaasa, kõik vaadata, hallada seda poolt ja mina siis jooksvalt ka muidugi, aga vähem, et ma saaksin siis arendada edasi loomaaeda ja teha loomadele paremaid tingimusi ja tegeleda selle ehituse poolega rohkem siis on ju. Ja eks nii läks ka, mega palju sadas, et meie suvi oli nii jõhkralt vihma täis. Üle-eelmine aasta ei sadanud peaaegu üldse ja selle eest siis see aasta, mis oli sadas topelt mitme aasta eest ja see tegi selle ehituse poole väga raskeks, aga saime hakkama ehk siis minu kõige suurem projekt, see loomaaia kõige suurem projekt, minu kõige suurem projekt ja selle aasta kõige suurem projekt oli see puumapuur, mis on metallkonstruktsiooniga suur ehitis. Ta on põhimõtteliselt 6 meetrit kõrge. Natukene vähem ühes kohast, see sõltub, kus kohast sa maapinevalt möödad, aga põhimõtteliselt 6 meetrit kõrge metallkarkass, 50-100 karprauast keevitatud ja kuna selle asukoht on selline, kuhu nagu mingite suurte masinatega ligi ei saa, siis oli plaan kohene see, et ma panen ta jupp haaval kokku, keevitan küljed valmis, siis panen vaikselt niinimetatud sarikad peale, siis keevitan sinna selle sama võrgu kõik peale ja siis et koha peal ta kokku peab minema. Kas läheb ka, eks mul natuke hirm oli sellega, sest need raudlatid on päris rasked. 10-meetrin raudlatt kaalub ikka mega palju ja et sa sinna kõrgele saada, sinna 5,5 meetri kõrgusele redeliga lihtsalt, siis eks mul alguses oli natuke hirm, et kas ma saan selle ka sinna nagu üles ja kas ma saan selle kokku ka. Aga nüüd ma tean, et ma saan, nii et sama vaimuga paneme edasi, nii et järgmine aasta kindlasti on raudkarkasspuur mõeldud leemuritele, mis on sama kõrge, natukene küll
selles mõttes pindalalt väiksem, aga sama kõrge ja üldplaanis nagu mudel tuleb nagu sama. Aga kokku ma selle puuri sain ja praegu seisuga elab siis Puma seal sees. On inimestele vaatamiseks täiesti olemas, naudib esimest lund. Ta hüppes ja kargas seal, just ma käisin hommikusöökidele viimas ja Puma puur on jah siis ma arvan, et selle aasta nagu minu siukene suur kroon, et ma ta valmis sain ja sellega oli omajagu nagu tööd ja mõtlemist ka. Aga selle kohta ta on käsitöö, on ta päris ilus ja vinge, ma arvan. Ja mõtlengi, et see, et loomale ka meeldib, see on veel kõige vingem üldse. Et Puumapuuri ümber tuli siis see turvaed ka, et inimesed sinna ligi ei saaks, sest tegemist on ikkagi kiskjaga. Ja seal ta on. Noh, ja siis muidugi suvine rahvatunglemine siin, nende kontrollimine. Meil sel aastal ju tegelikult veebruaris sai valmis ka loodusmaja, mis on olnud siukene hoopis teistlaadi projekt, seda ei ehitanud ma ise, et see oli nagu liidi rahastusega projekt ja see on nagu siukene vinge asi, mis on siin Loome väravas, kus siis praegu on elu kogu aeg sees, et on seal nii huviringid, et meil on lastele loodusringid täiesti, mis toimuvad regulaarselt, on kindlad käijad, on äge suvel olid seal lastelaagrid, seal toimuvad üritused ja siukene igati on juba ennast nagu eesmärgi täitnud see maja ja täidab nagu tulevikus veel, sest see ongi nii alguses alles on ju, et väga suur asi jälle. Et selles mõttes on olnud hästi nagu võimas aasta, et suured asjad on juhtunud, suured asjad on toimunud, mingid suuremad plaanid tekib siukene arusaam, kuidas see organism nagu peaks töötama, kuidas võiks töötada, mis siis, et me oleme alles nii alguses, et siis nagu saame nagu plaanida ja teha. Ja sel aastal ma olen aru saanud seda ka, et mis siis, et minu plaanid tunduvad hästi suured ja jaburad ja võimsad mõnele teisele inimesele, siis nüüd ma sain aru, et ma olen mõelnud kogu aeg liiga väikselt. No lihtsalt nii nagu sellest looma ja territooriumilt näiteks ja kui näiteks mingid asju, mis me mõtleme, et kui nii läheb, siis on nagu hästi ja tegelikult nagu see, et tasub unistada mega suurelt, siis saab nagu tunduvalt suuremalt veel ette ka võtta. Rääkides siis praegusest tööst, mida ma teen, on siis savisõtkumine. Kui keegi ei, kuskil huviringides käib saviringis, siis sõtkumine on üks kõige tähtsamaid asju, mida meile ei räägita ja soovitan kindlalt ringijat siukest, et teokarbi kuju tekib siukest sõtkumisstiili teha. See on niimoodi, et üks käsi alla, teine käsi tõstab ülesse ja siis lähed kehamassiga, ei väsita käsi ära, ei kurna sinu liigeseid asju ja saad savi sõtkutud ilusti nii õhuvabaks, et õhumulli sees ei oleks, kui ka nagu massi saate ühtlaseks, nii et treida oleks lihtsam ja muid asju ka teha. Et see sõtkumine on üpris tähtis osa. Kaal töötab veel, patarei natuke tühjaga. Ühesõnaga, mulle meeldib kaaluda tihti peale oma savitükid. Kui me tahame teha suurt kruusi, siukest korralikku 400-450, siis 430 grammi on siukene hea 430 grammi. Siuksest saab suure kruusi. Et kui sellest suurt kruusi ei saa, siis tuleb treida paremini lihtsalt. Teine variant on see, et kui tahate teha mingid jalaga asju, et puhastate rohkem ära, siis võtke umbes 450. Et siis on seda puhastamisruumi ka rohkem, eks 450 grammi. Siis saab seda puhastustööd paremini teha või siis on algus lihtsam, et kui te ei ole suutnud nagu nii hästi treima hakata veel, siis 450 on ka täiesti okei. Siis on nagu puhastamisruumi rohkem, kui te tahate lõigata, teha mingid sisse lõikeid sinna, rohkem mustrit sügavamat. Et siis pange natuke rohkem kui 430. 430 on siukene ühtlase sileda tassi savikogus, ütleme siis nii. Kõige lihtsam on seletada see niimoodi. Ma arvan, ma teen 4 tükki praegu. Siis ma saan valida see kõige ilusama, mis mulle meeldib. Et see on tihtipeale on see, et üks tass on alati parem kui teised. Et seal on mingi iseloomujoon, ta mugavamad käes. Seal on siukene, ma saan aru, tasside ja öönesesemete haigus on ainult minu enda oma, aga teised võib-olla ei mõistagi seda. Nii, 4 tassi, hakkame treima. Ma olen alati öelnud, et tuleb treida sooja veega. Ma ei tea, miks mulle lihtsalt külma veega treimine ei ole minu lemmik. See tähendab seda, et mul ei ole siin külma vee kõrval, mul ei ole sooja vett siin. Kraanist ei tule, on ju. Aga sellest ei ole midagi, mul on veekeit ja ma alati teen väikse lonksu sooja vett siia sisse ja ongi väga hea. Et
saate ära, õues on torm, lumetorm ja mingid inimesed lähevad loomaaeda. Ma võiks öelda, et hullud, aga kõik on teretulnud. Et ilm omamoodi äge, selles mõttes loomi tõenäoliselt on tormiga õues vähe. Et just seal lumetormiga ikkagi lähevad peitu, nagu see nii tuuline on ja papagoid lähevad sisse ja muidu nad nagu ikkagi talvel õues, aga torm on see, kus näeb vähem loomi tõenäoliselt. Aga ühesõnaga, mina trein siis tasse nii kaua ja võtame siis seda aastat nagu ilusti kokku, et jah, nagu ma rääkisin, on olnud tegelikult hea aasta, hästi stressirohke. Et ma ütlen ausalt, ega see ei ole nagu niisugune hullult lihtne tegemine ja niisugune hullult ainult rõõmsameelne ja see kõik, mida justkui kajastatakse, et nii vägev, ongi vägev ja me teeme seda, mis meile meeldib, aga siin on nii palju omasid raskusi, et see on ikka täiesti crazy ja muidugi nagu öeldakse selle kohta ka, et inimesed, kui nad tahavad oma paarisuhet panna proovile, et siis mingu kanuumatkale või midagi, et sa lähed kanuuga sõitma ja siis sa saad teada, kas te sobite või mitte või kas te saate elus hakkama, siis ma ütlen ausalt, et tehke loomaaeda, vot see on next level. et kas te saate nagu, kui te sellega tulete toime, ma kujutan ette, et siis tuleb nagu kõigega toime. Et niisugune väga hea proovikivi, sest ongi, stressi on palju kogu aeg ninapidi koos, isegi mingid sellised asjad tihtipeale lähevad isiklikeks probleemideks, mis absoluutselt ei ole, on vaid ainult loomaaega seotud, aga kuna sa ei saa ennast maandada niimoodi, et teine seda ei näe, siis ikkagi kõige lähedasemad inimesed saavad pihta. Ehk siis ta ei ole lihtne kuidagi pidi, aga me tuleme toime ja meil ei ole tahe kadunud mitte kuskile. Kordagi veel. Ja see on ainult hea märk ja see annab meile ainult indu juurde, nii et me näeme, et me teeme õiget asja. Ja muidugi see, et inimesed käivad ka, näitab ka meile, et me teeme õiget asja. Et inimesed tahavad tulla ja ka need videod ja kõik need meie jälgijad kaugemalt on ju see, mis nagu seda elus hoiab tegelikult. Alates sellest, et tellitakse e-poest ja et kui poleks inimesi, ei saaks me seda teha ka, sellepärast, et kuskilt peab see, nagu see sissetulek tulema, mis neid loomi toidab ja küttekulud kinni maksab, et seda lihtsalt omast rahakotist muidugi polegi võimalik teha. Et ta on üks suur elusorganism, mis algab nagu meiega, meie loomadega ja täpselt samamoodi samal pulgal on tegelikult meie külastajad, meie fännid, toetajad, lihtsalt ettevõtted, kes teevad vaderlust. Ehk siis see nagu see kogu tervik töötab nagu tänu kõigile, et kui üks asi sealt ära võtta, siis tõenäoliselt seda ei saaks juhtuda ja olla. Et nii ta on lihtsalt, see on, ma arvan, et iga suurema asjaga, mida ajada ja teha. Nii, ühesõnaga, tassivorm. Ma teen ühe sirge. Ma ei tea, lihtsalt tulistage tunne, ma teen ühe sirge. Aga ta ei jää nagu täiesti sirge, ma mõtlen, et ma teen talle midagi. Ma olen leidnud seda, et elus ebakorrapärased asjad, mis on juhtunud juhuslikult, on tunduvalt ilusamad kui korrapärased asjad, kus on aetud taga meeletut täpsust. Selle jaoks on oma koht, aga käsitööl ja sellisel käsitöökeraamikul peab olema mingi hing sees. Vähemalt ma ise tunnen nii. Ja ma saan seda nagu justkui suunata, aga ma ei saa kontrollida nagu üleni, mis ta saab. Ja tegelikult lõpuks, kui ta põletusest tuleb välja selline, et ta on nagu tervik, siis ta on ideaalne. Aga seda juhtub harva, vahel on nagu ta ideaalne siin reipingi peal, vahel on ta ideaalne enne põletust, vahel on põletus ideaalne, aga vorm ei tööta. Ehk siis kui see kõik tervik kokku jõuab ja tuleb ideaalne kruus näiteks või mis iganes me siin teeme parasjagu, et siis on kõik asjad langenud kokku õigesti ja siis ma olen rahul. Aga see juhtub hästi harva. Praegu näiteks on see vormi küsimus. Ma ei ole kindel, et ma omale tahaksin seda tassi, mul ei nagu mingid asjad siin, mingid jõnksud ei meeldis seega. Ma võib-olla panen see käed külge veel, mis nagu oleks mõistlik, kui ta ei meeldi mulle, sest savi tegemine, kui terve selle käsitöö tegemine on ikkagi see, et kui me müüme seda toodet või me teeme seda, siis me ikkagi müüme enda hinged selles mõttes on, et me teeme ju selle järgi, mis nägemus meil on
ja siis, kui kellelegi teisele see ka meeldib, siis ta ostab selle tassi ja siis me mõistame nagu justkui seda olemust nagu samamoodi. See on juba lahedam. Mina näen, ma saan aru, et seda on nagu keeruline mõista, aga mina näen selle tassi küljes juba sanga ja milline ta peaks peale põletust tulema. Et sellepärast ma vaatan neid asju nagu teistmoodi. Ehk siis ta oli ilus, sirge, tegin kõveraks. Nii on. Lõikame maha ja esimene läheb kuivama. Nagu ma olen varem ka rääkinud, kuna keegi on minu savivideosid vaadanud, siis käed kindlasti tõstmise jaoks kuivaks, on ju. Tõstmise jaoks kuivaks võtate alt kinni 6 puutepunktiga ja tõstate maha. Pumm. Ja selle jaoks on mul see riiul siin. Ja läheb uus kinni ja hakkame edasi meisterdama. Aga see aasta võimas, vinge, kõige edukam, kõige stressirohkem, kõige rohkem ägedaid inimesi oleme leidnud sel aastal neid ägedaid inimesi, kes jäävad meile üle aasta ja on olnud väga suuri üllatajaid. Ja kõik sükene, ma ütlen, me õpime ka selle asja käigus, kui me läheme kogu aeg, et mida usaldada, mida mitte usaldada, kas teha, kuidas teha. Vahel tõesti on see, et tuleks usaldada seda, et kui ka näiteks asju osta, siis tuleb osta kohe kvaliteetsem ja kallim kui see, et osta mitu väikest jama ja siis hiljem pead ikka ostma see kallima ja kvaliteetsema. Et selles mõttes nii palju igast selliseid õppetunde tuleb nagu kogu aeg juurde, kellega koostööd teha, kellega mitte koostööd teha. Kui esimene tunne ikkagi on see, ükstapuha, mida räägitakse, et nagu ei ole päris õige, siis ei ole päris õige ja nii edasi. Et igast palju tarkusi oleme saanud siin selle aasta jooksul ja saame, meil on tänane päev veel aega, me saame veel, ma arvan, neid tarkusi. Et kõik on nagu paigas. Ma loodan, et ma saan järgmine aasta rohkem siia savikotta. See on nagu selline väga mõnus tegevus minu jaoks, selline maandav ja rahustav. Et üks teine asi, mis mulle meeldib teha veel on minu muusika, siis ma käin laulmas ja olen sellega rõõmus. Aga savi on nagu selline tegevus, kui sa ei taha ühtegi inimest näha ja siis tahad natuke oma aega ja siis saad selline lihtsalt treida siin ja nautida seda savi olemust. Et see on see tegevus tõenäoliselt, mis jääb minuga terviks eluks, et ma hullult kaifin seda. Ja neid põletusi ja neid glasuuride tegemisi ja et see on vinge. Et ma ei taha ajada seda aasta viimast videot nagu jube õudselt pikaks. Et ongi, aasta on läbi. Ma ei luba midagi, aga ma proovin järgmine aasta teha natuke rohkem videosid, äkki ma saan võtta selleks natuke rohkem aega, aga kui tuleb jälle ootamatusi ette, siis lihtsalt ei saa. Et see käib asja juurde, me kunagi ei tea täpselt, mis tuleb ja kui mind on vaja kuskil mujal rohkem kui siin kaameradaga, siis ma lähen mujale, sellepärast et teised asjad tulevad natuke ennem. Ja sellel on ka oma põhjus sellepärast, et teised asjad hoiavad nagu seda organismi rohkem koos, et see videode tegemine on natuke nagu tagaplaanil, et seal on omad fännid ja kõik on nagu hästi hullult hindan teid, et te olete seal. Aga lihtsalt, kui on siin loomadega mure või ma pean olema sellises kohas, kus ei oota asjad, kus ei saa oodata, siis ma lähen pigem ju sinna, et see on täiesti arusaadav. Ja ma arvan, et need inimesed, kes käivad meil siin, saavad aru ka sellest, et ma peangi olema kuskil mujal mingid hetked. See on küll väga jälle. Hea kruus. See tundub hästi suur, kui te vaatate, see on nagu õlletoop põhimõtteliselt, aga see suurus tuleb sellest, et ta ongi suurem, aga ta läheb ahjus kokku päris palju. Et see kokku minemise protsent on päris suur. Mida vähem on savis samotti, seda rohkem läheb ta ahjus kokku. Selles on 25% samotti, ehk siis on. Et ta ei lähe nii palju kokku. Mulle meeldivad endale samotiga savid rohkem. Treida osad ütlevad, et on natukene võib-olla raskem, et kulutab nahka ja on valus, aga tekstuur ja elu on nii palju rohkem selles savis. Et ta ei ole niisugune, muidu võiks juba portselani teha, kui tahaks sellist hästi siledat elu endale siia kruusi peale.
ja kuna ma teen need jooned asjad see peale, ma kasutan hästi palju puutuha glasuure, mis ma ise teen, siis nende joonte sisse saab see puutuhk ilusti voolata niimoodi, kui ta ahjus voolama hakkab, siis ta tekitab hästi palju erinevaid efekte, värve, et ta jääb suhteliselt sile, kui ta pärast ahjust välja tuleb, et ta ei ole niimoodi hästi krobeline, mis ma siia peale tekitan, vaid ta jääb sile tänu glasuurile, aga need tekstuurid ja reljeefid ja kõik need asjad paistavad selles glasuuri alt välja, siis see on nagu hästi efektne ja ilus. Ehk siis jah, ma olen läinud seda teed. Kunagi ma harjutasin hästi palju treimis selleks, et saada võimalikult sile ideaalne asi. Ja siis, kui sa selle oled nagu saavutanud, siis sa hakkad nagu õppima ümber, et kuidas sellest ideaalsest asjast saada midagi, mis oleks ideaalselt vormist väljas, kui see on kuidagi loogiline. Igatahes, teine tass on valmis, ma teen 2 tükki veel, siis tulevad juba muud asjad peale, mis ma pean tegema, et ma sain korra siia tulla. Te olge tublid, share'ige, like'ige, jagage. Näeme järgmine aasta kõigile, kes vaatavad seda viimasel päeval, siis head vana aasta lõppu, kõigile, kes vaatavad seda siis juba jaanuaris, siis head uut aastat. Olge tublid, paneme samas vaimus edasi ja mul on hea meel, et te olete meiega.